Just. Tere tulemast ja suur tänu, et tõesti tunned huvi raha vastu ja see rahatarkus on aina enam, ütleme, hoogu koguv teema ja just seda siis selles võtmes, et kuidas siis teenida suuremat palka, kuidas rohkem investeerida või saada ka võlast välja või lapsele rahatarkust õpetada. Sellepärast on meil siia kutsutud ka täna Mihkel Kukk, kes siis tõesti oma tegudega on näidanud just seda, et on võimalik päris pikki samme astuda ja täna sa oled investor ja varasemalt ka tegelikult juba ju küberturvalisuse ekspert ja selle kõige kõrvalt oled endale kasvatanud miljonilise portfelli. Jah, tänan kutsumast. Aga hakkame siis võib-olla päris niimoodi nullist pihta, et kuna me siin Meaningful Talksis ikkagi tihti ja enamasti räägime vanemluse teemadel ja sellest, et kuidas siis lapsi ka teadlikumaks teha ja ka kuidas täiskasvanu ise saaks oluliselt oma teadmisi kasvatada. Mihkel, kui sina olid väike poiss, jooksid kuskil ringi, kas sinu vanemad juba kuidagi jooksid selle rahatarkuse informatsiooniga sul järgi, et sa täna saad siin minu kõrval istuda või kuidas sul lapsepõlves selle rahateemaga oli? No pigem mitte, sest ma juba selles vanus inimene, et ma ikkagi laps siis, kui oli nõukaaeg ja siis nagu väga rahast ei räägitud ja raha tõenäoliselt väga ei olnud ka kellelgi, et ma mäletan mingit raha kuskilt pudelite kogumisest ja sihukest asjast sai, et mingit nätsu osta või midagi, aga ütleme sihukest mega ettevõtlust või suurt raha või rahatarkust üldse nagu meil praegu mingid raamatud ja koolitused asjad ja sihukest asja sellisel ajal ei eksisteerinud nagu absoluutselt veel. Aga milline raha mõtteviis sinule kodust kaasa tuli? Eks ta pigem siuke tavainimesele mõtteviis oli, et kuskilt saab natuke raha, selle eest saab nagu elada, süüa osta, eluks vajalikke asju osta, et kunagi liiga palju seda nagu üldiselt ei kippunud olema, et siukene tavaline Eesti keskklassi elulaad pigem. Et siukest investeerimisteemat või siukest asja nagu sellel hetkel küll nagu veel väga ei eksisteerinud ega ei olnud ka, et just, ja siis sa kasvasid suureks, läksid oma elu peale. Kuidas sul siis sealt edasi elu liikus just sellises, kui me täna räägime rahast, et sellises rahalises kontekstis just selle mõttega, et see, kus sa tulid lapsena ja see, kuhu sa siis edasi said liikuda? No eks jah, kui ülikooli lähed, hakkad oma elu elama, raha kasutusest midagi ei tea, siis juhtub nagu ikka juhtub, et võtad ilusti tarbimislaene ja kulutad natuke rohkem kui vaja ja siis on vaja sõpradele natuke näidata, et sul on raha ja siis üldiselt see lõpptulemus ongi see, et nagu on natuke rohkem võlgu ja kuu lõpus tihti ei pruugi olla raha, et süüa osta ja siuksed mitte just kõige meeldivad olukorrad näiteks, et ülikooli ajal tõenäoliselt üldiselt väga lõhki ennast ei õnnestu laenata, kuna siis väga palju niikuinii raha ei ole, et seal pigem ongi, et suudad oma toidukulud ja asjad ära katta, aga pigem ma ütleks ka, et kui hakkasid juba siuke esimesed töökohad peale ülikooli või midagi, et siis oli ka näha, et see, et palk küll ütleme ülikooli ajaga või sissetulek nagu tõusis, aga tarbimissoovid üldiselt siis tõusevad natuke kiiremini võib-olla isegi ja siis nagu see auk järjest nagu koguneb, et siis mingiks hetkeks oligi siuke tunne, et poole kuu peal mõtled, et nagu söögiraha nagu kuu lõpul ei ole, et saadki aru, et vist on nagu probleem. Vaat tegelikult jõudsidki siit väga sellise huvitava teema jupi juurde, et palk tõuseb, kulutused kasvavad ja ma arvan, et see tegelikult väga paljude inimeste elus ka tihti kipub nii olema, et tõesti rohkem võimalusi ja rohkem kulutusi. Kuidas sina võib-olla tollal mõtlesid ise, et kui palk kasvas, jess, et ma saan juurde osta või et milline su mõtteviis oli? No ega väga otseselt ei mõelnud, pigem oligi see, et keset mingi uue tööga sisse tuleks suurenes, saadki aru, et ma saan nüüd rohkem tarbida. Tihti sa võib-olla mõtledki, et mul võib-olla on mingi järgmine järelmaks võtta, sest mul nagu palk lubab ja nii edasi, et pigem tekibki siuke mentaliteet, et see, et sa nagu süstemaatiliselt mõtleks, et ma teeks midagi, et palk suureneks või nii, et seda pigem veel sellel hetkel ei olnud, et pigem oligi, lõpetasin kooli ära, ma nüüd otsin mingi töökoha, kus ma saaks palka, eladki siukest tavaliselt tarbimiselu, et väga palju ei planeeri, kuhu seda raha kasutada, et ongi siukseid juhukulusid on suht palju, on siukseid, mõtledki, et ma tahaks telekat osta, vaatad, kohe välja ei jõua osta, võtame järelmaksu peale jälle aastaks ja nii edasi, et nii ta kipub kahjuks minema tihti peale, kui mitte nagu loogiliselt ja süstemaatiliselt sellele asjale kahjuks läheneda. Vaatame
võtamegi nüüd nii-öelda võib-olla aastaid edasi täpselt seda sama konteksti, aga kuidas sa nüüd selles kontekstis mõtled, kui sa tõesti vaatad tagasi ja kuidas sa nüüd näed seda, ehk et mida sa muudaksid? No hetkel ma nagu pigem mingit tarbimislaenu ei näe mingit pointi võtta, et see tarbimine ikkagi peaks mahtuma sinna mingi raami sisse, et kui on soov rohkem tarbida, siis peakski natuke mõtlema, et mille arvelt see tarbimine siis nagu ikkagi lõpuks tuleb, et kuidas lõhki tarbida, sest varem või hiljem on ikkagi vaja selle probleemiga nagu tegelema hakata ja tihtipeale see tegelemine on üsna ebameeldiv, et mul see võlakoormus nagu ei olnud väga suur, kui ma sellega tegelema hakkasin, ma ikka mingi õppelaenud olid mingeid järelmakse ja asju, aga ütleme, see oli ikkagi võimalik siukse aastaajase pingutusega ja läbimõeldud lähenemisega nagu enam-vähem nulli jõuda ja nendest asjadest nagu lahti saada, aga see aastaaega ei olnud ka just kõige meeldivam, et tihtipeale see võib nagu veel suurem probleem olla, mul ei olnud ka veel mingeid SMS-laene, tol hetkel ei olnud veel päris siukseid väga agressiivseid tarbimislaene ja asju, mis praegu on võimalik võtta ja mida tihti ka paljud inimesed nagu kasutavad, et seal võib see olukord olla nagu palju keerulisem ja siis võib-olla on ka vaja natukene teistmoodi nendele asjadele läheneda. Kindlasti ütleme, praegu see süstemaatilisus ja loogilisus nagu parem, et selles mõttes on ka endal lihtsam elada. Aga lähmegi siis algusesse võib-olla sinna, et enne kui me lähme sinna päris investeerimisjuttu nii-öelda sellesse, kus tõesti siis saab endale hakata vara nii-öelda juurde kasvatama, et sa ütlesid, et tõesti, kui sa ühel hetkel tabasid ära, et no nii, et nüüd on nats mingid asjad nihu läinud, mingid kulutused on läinud suuremaks kui tulud, hakkab tekkima mingisugune auk, mingi häirekell hakkas tööle, said aru, et naabris parem ei ole enam võib-olla mõistlik ja hea mõte olla. Et mida sa siis hakkasid sammhaavalt tegema või kuidas sa mõtlema hakkasid selle tegutsemise juures, et tõesti hakata sellest välja tulema seni, kuni sa siis lõpuks tulid sellest välja? No eks ma sellest probleemist saingi aru, et kui sa nagu tol hetkel just tegin umbes 12 tundi päevas tööd tavaliselt, saadki aru, et poole kuu peal nagu raha ei ole, et ma ei tea isegi süüa osta, siis sa nagu üsna ruttu saad aru, et nagu ei toimi see süsteem, et mul palk ei olnud ka nagu just kõige väiksem, ma töötasin mingi IT-spetsialistina küll mitte nagu väga palju palka saada, aga ei olnud päris miinimumpalk ka, et saad nagu aru, et kuidagi peaks nagu suutma ju paremini neid asju lahendada, et eks ma siis nagu lugesingi mõned nagu finantsteema raamatud läbi, peamiselt oligi selle suunaga, et nagu kuidas erinevaid võlaprobleeme lahendada, kuidas sellest asjast välja tulla, eks tulevadki siuksed paljud sõimusõnad nagu eelarve tegemine ja kulude jälgimine, mida nagu keegi ei viitsi teha, keegi ei taha teha. Pärast arutada natuke, kuidas seda nagu hiljem lihtsamini teha, aga alguses kahjuks tuleb nagu üsna nagu karmilt ja realistlikult see asi üle vaadata, siis tihti selgubki, et sa kulutad kuskile liiga palju, sul on mingid asjad, millest on vaja lahti saada. Võib-olla ongi ajutiselt vaja oma elukvaliteeti tõmmata tagasi, et nagu jõuda tagasi normaalsusesse ja siis sealt edasi juba asi läheb natuke lihtsamaks ja meeldivamaks üldiselt. Aga jah, tihti kus saadki aru, et nagu lõpus nagu söögiraha ei ole, sa saad ikkagi aru, et nagu oleks vaja hakata midagi muutma, sest samamoodi edasi minnes see asi läheb järjest hullemaks ainult. Et kui kulud kasvavad ja tegelikult ei tee seda eelarvet ja ei märka seda, et kuhu see liigub. Mis sa arvad, Mihkel, kuidas vaata nüüd, kui inimene võtab tõesti eelarve, vaatab, selle peab maha kraapima, see tundub, et kuidas see emotsioon siia sisse tuleb, et mida ta lõpuks raatsib maha kraapida ja mida mitte, kuidas sinuga oli? No ma ütleks, et eelarve võib-olla ei tekitagi nii hullu emotsiooni, mu enda jaoks nagu see negatiivsem mõju oli see, et kui sa liidad kokku, et mis varad sul on ja mis kulud sul on ja kui sa saad aru, et sa oled võib-olla 10 aastat tööd teinud ja sul nagu reaalselt ei eksisteeri mingid varas ja siis põhimõtteliselt ei ole 10 aastat väga midagi teinud, et pigem see on tavaliselt see nagu valusam koht või kui sul on palju võlgu, siis sa saad aru, et su varade väärtus on negatiivne. Et see tihti mõjub nagu halvemini, see, et nagu kuludele otsa vaadata, ma arvan, see mingil määral on kõigil mõistlik, sest meil pigem kipub tekkima see, et me väga ei jälgi, kuhu meie raha läheb ja siis tekibki see olukord, et me ei kuluta tegelikult seda raha nende asjadele, mis meil on oluline. Mul on palju tuttavad, kelle näiteks meeldib autod. Ta võib-olla kulutabki ebaproportsionaalselt palju raha autode peale, aga ta näiteks võib-olla ei kuluta riiete peale, mis võib-olla mõne naisterahvale näiteks oluline. Et kui selle oma kulud üle vaatad, sa saadki võib-olla selle raha panna sinna, kus see sulle nagu annab palju rohkem emotsiooni, et sa võib-olla võtadki maha mingid mõttetud subscriptionid või mingid muud kulud, mis su jaoks on vähem olulised, sa saad seda raha kasutada sinna, mis sulle reaalselt meeldib rohkem, et taas, kui me ei jälgi neid kulusid, siis need kipuvadki minema igast suvalistesse kohtadesse laiali.
Et kas ma saan sinust siis õigesti aru, et kõigepealt sa võtsid ka omal ajal siis alla need kulud nii-öelda, mõtlesid, mis on siis need, millest tasub loobuda. Millest siis sina loobusid, millistest kuludest sa loobusid? No ütleme jah, kui sa oled seal, et sa oled nagu võlgades, siis ma olen nõus, et sul on natukese elutase allapoole tõmmata, et selle võlaaugust välja saada, pärast rääkida, kuidas nagu edasi minna. Et ma loobusin sellest näiteks, et sa võib-olla käid väljas vähem söömas või sa kulutad meelelahutuse peale vähem, aga tihtipeale, kui sa nagu neid asju, mis sulle nagu meeldivad, tõmbad vähemaks, see elukvaliteet langeb, su enda rahulolu asjast langeb, aga pikas plaanis sul on vaja sealt võlaaugust võimalikult kiiresti välja saada, sest see mõjub nagu tihtipeale üsna masendavalt ja morjendavalt, et see on nagu prioriteetprobleem, kui sealt nagu edasi minna, siis ma nagu väga ei poolda seda, et sa üritad nagu säästmisega ja rikkaks saada, et see valem nagu väga hästi ei toimi, et pigem kui sul on nagu see võlaprobleem ja must auk nagu lahendatud, siis tuleks endale seada sihukene, ütleme, mugav elustandard või kulutuste tase, et ma enda jaoks seadsin selle umbes 1500 euro peale kuus, et sellest sai väljas käia, sellest sai meelelahutust teha, et sul ongi sihuke mugav elatustase kulude osas, mille järgi sa saad nagu normaalselt elada ja siis panustadagi sinna, et sa tõstad oma sissetulekuid ja selle pealt nagu üritad oma varasid kasvatada, sest kui sa kogu aeg hoiad seda elamiskvaliteeti väga madalal, enamuste jaoks meil see investeerimisteekond ja see on kõik sihuke 10, 20, 30 aastat, et see ei ole nagu väga hea elukvaliteet sihukese pika perioodi peale, et sa peaks ikkagi natuke mõtlema selle peale, et kuidas see teekond ka natuke meeldivam ikkagi üldiselt oleks. Ja sa ütlesid, et nii kulud alla, mingid asjad jätad ära, mingil hetkel on eluperiood nii-öelda allpool, et kas sina ka kuidagi tundsid sellist emotsionaalselt või et ma ei tea, sõbrad kutsuvad, lähme sinna või teeme seda või ostame selle või ja et siis sina teed otsuse, et ei, mina sinna seda kulutust ei tee või et kuidas sul nende asjadega oli? Eks surve ikka tekib ja ma arvan, niisugune naabriga võrdlemine ja see, ma arvan, kipub ikkagi inimestel ja tihti kõigil meil olema, et vaata, et okei, ma ei tea, teised ostavad neid asju, teenivad võib-olla sama palju, et nagu miks ma ei osta, aga ma ütlengi, et pigem on vaja need eesmärgid ja asjad enda jaoks selgeks mõelda ja ma ütlen, mida elu edasi, seda vähem mind nagu huvitab, mida teised arvavad, mida teised teevad, et see enesekindlus tekib ka ilmselt nagu edasi liikumise käigus, et kus saadki aru, et sul on oluline, ütleme, nendest võlgadest lahti saada, et sa kuu lõpus ei peaks mõtlema, millest makarone osta, siis see tõenäoliselt on olulisem kui see, et minna reedel pidu panema näiteks, ma arvan, või ma tahaks loota, et on niimoodi. Ma ikka räägi, kuidas sa jõudsid selle mõtteviisini, et tõesti, et täna on ikkagi inimesi, kes on mõtteviisi juures, aga miks ma siis töötan, ma ikka pean ju saama nautida ka ja et see raha ikkagi läheb kuskile ka lõbu peale, aga kuidas sa jõudsid selle mõtteviisini, et jah, see on okei, mingil hetkel mulle päriselt mingid asjad ära öelda kellelegi, tundagi ebamugavust, kuidas sa jõudsid selle mõtteviisini, kas midagi muutus sinu sees ümber, lugesid midagi? Jah, ma ütlekski, et see on okei lühiajaliselt ja see ongi see teema, et kui sa oled nagu suurtes võlgades, sul on vaja nagu selle probleemiga kuidagi tegeleda, seda nagu praktiliselt teha, selleks ma ütlen, Dave Ramsey raamat on hea, need erinevad võlanõustamise asju ja ma arvan ka Eestis minust on tekkinud neid erinevad võlanõustamise asju, on mõistlik nendega suhelda ja aru saada, et mis meetoditega sellest võlaaugust välja saada. Aga üldiselt sa peaks ikkagi jõudma sinna faasi, et sul nagu ei ole nagu võlgasi vähemalt, et sa saaks alustada puhtalt lehelt. Et seda faasi nagu võimalikult kiiresti teha, ma arvan, sest ikkagi üldiselt on mõistlik, et me ei venita seda mingi 5 aasta peale või 10 aasta peale, et me istumegi seal augus ja nagu rahulikult tiksume, et ma eestaks pigem sealt võlaaugust saaks võimalikult ruttu välja ja siis ütleme see varade kogumisfaasis seal võib võtta siis natuke mugavamalt enda jaoks seadagi, et mis see okei elatustase on, okei kulutustase, millega ma saan enam-vähem kõik need asjad, mis ma tahan ja et selle võtta alustuseks ja siis kui nagu edasi liikuda, et kui me panustame enda arengusse, võiks ka palk tõusta, et võib-olla siis mitte kogu palgatõusu panustada elukvaliteedi alla, vaid nagu osa sellest jätta nagu investeerimiseks ja säästmiseks näiteks ja ütleme elada sihuke paar taset nagu oma palgakasvust maas ja üldiselt see nagu tavaliselt lõpeb ikkagi sellega, et kontol ikkagi jääb natuke rohkem raha lõpuks. Et igal juhul, et nüüd siis saab kulud maha. Kuidas saaks endale rohkem hakata näiteks tulu juurde teenima, et kas hakkas ikka selle peale mõtlema, et olgu mu praegune sissetulek on selline, kulutused on sellised, et kas hakkasid otsima variante ka sellest, et kuidas rohkem teenida ja mismoodi rohkem teenida? Jah, et minu jaoks oli ikkagi sihuke suht karjääri keskpunktis, et tihti oli näiteks olulisem näiteks palgast see, et ma saaks karjääri alguse pool näiteks ennast arendada, et eeldusel see, et ma lähen tööle ja saan kohe 5000 eurot palka,
tihtipeale ei realiseeru, et sellepärast ma esimestes töökohtades pigem paningi rõhku rohkem sellele, et nagu vaadata, et okei, palk võib-olla oleks nagu enam-vähem okei, aga et ma saaks näiteks koolitusi, ma saaks midagi uut õppida, et ma saaks võib-olla 2-3 aasta pärast mingi parema tasuga töökoha, et ma saaks nagu karjääri mõttes nagu kiiremini liikuda. Ja vahepeal mul oli näiteks reisimine oluline, siis ma vaatasingi näiteks tööülesande, mis võimaldaks mul mingi välisreisidel, välislähetusel käia, et noh, see samamoodi aitab nagu kulusi hoida, ma ei pea selle reisi eest ise maksma, mulle makstakse lähetustasu ja ma saan samamoodi reisida ja mul teenin näiteks rohkem. Et pigem ma alguse poole vaatasin niisugused asju, et noh, praegu mul juba ütleme on jah rohkem see, et ma ise mõtlen loogiliselt, kuidas nagu rohkem keskenduda sellele, kuidas nagu sissetulekut puhtalt tõsta. Aga ütlen, need eesmärgid võivad elustaadiumites väga erinevad olla, et sõltub, mis faasis sa oma karjääris oled, mis eesmärgid sul nagu väljaspool tööd on või soovid näiteks ja vastavalt sellele nagu tasuks nagu mõelda töökoha valikul ja oma tööülesannete valikul, et tihti see, et nagu milleks inimest tööle võetakse, ei pruugi olla nagu piirav faktor, et alati saab mõelda, et aga äkki ma võtan mingi lisaülesande tööl, mis mulle pakub seda, mis ma juurde tahan saada või äkki ma võtan mingi väikse lisatöökoha ja nii edasi, et sellest ei maksa nagu alati kinni jääda, et ma enamustes töökohtades minu arust olen oma töörolli nagu suht palju ümber defineerinud selleks ajaks, kui ma sealt nagu lahkun võrreldes sellega, mis mul nagu töölepingus kirjas on, ma tegema pidin ja üldiselt keegi ei ole nagu väga rahulolevat olma tulemustega. Ehk et sa mõtled kogu aeg nii-öelda lahendusele, et sa ei jää kuskile stiilis ametijuhendisse või töölepingus otseselt kinni, vaid et sa mõtled oma eesmärgi või sihi peale, kuhu sa tahad liikuda ja selle töökoha ja tööandja kontekstis ka siis mõtledki, et kuidas sa selles kontekstis saaksid rohkem teenida. Ja üldiselt on nagu mõistlik aru saada, mida sult oodatakse, kui sinu soov ongi, või minu soov oleks näiteks saada juurde ma ei tea, 20% palka, siis ma pean aru saama, mille eest nagu mu tööandja oleks nõus mulle seda lisaraha maksma, et kas ma pean mõne lisaülesande võtma, kas ma pean mõne tulemuse saavutama, kas ma pean oma oskusi tõstma, et need asjad on vaja mõistlik enda jaoks läbi mõelda, sest kui lihtsalt minna küsima, et ma tahaks lihtsalt palka juurde saada, siis üldiselt see väga hästi kipu õnnestuma tavaliselt, et selleks ikkagi mingid eeldused, et see nagu realiseeruks. Just. Ja hea vaataja, et kui sul tekib Mihklile küsimusi, et siia samasse kõrvale chati viskan need küsimused ja me pärast siis ka vastame kenasti nendele küsimustele ära. Nii, aga siis liigume siit edasi, et rääkisime siin lapsepõlves nii-öelda aspektidest, sellest, kuidas sa nooruseas liikusid ja kuidas sa siis oma nii-öelda sellest võlaaugust või nii-öelda sellest punktist hakkasid väljapoole liikuma, et sa oledki öelnud seda, et tegelikult eesmärgid peaksid olema ambitsioonikad, et kas siis, kui sa hakkasid aru saama sellest, et tõesti tahaks teenida kuidagi sellises summas raha, et ma saaksin investeerida, portfelli hakata kasvatama ja kuidas sa selles nii-öelda stardimomendis mõtlesid, kas juba olid suured ambitsioonikad mõtted või mõtlesid sa teisiti sellel hetkel veel? No, kui ma investeerimisega alustasin, siis ma seadsin omale eesmärgiks, et 5 aastaga peaks portfell 1,5 miljonit olema, et arvestades, et mul oli nagu 0 investeeringut, siis ma arvan, piisavalt ambitsioonikas, et alustada. Aga kus sul üldse see mõte tuli, et hakkaks nüüd investeerima, et või et lihtsalt plussist enam ei piisa ja lihtsalt sellisest chillivast elustiilist, et peale palgapäeva ja uueks palgapäevaks on ikka pluss on kontol on ja kord aastas saab Egiptuses ka käia, et selleks oli raha olemas sisuliselt ja sul on ka ju laps, on ju, just, et ka sinna ju läheb tegelikult raha. No eks osalt tuligi sellest, et see võlaaugu osa oli nagu läbitud, elukvaliteet oli ka juba siuke okei, konto peal oli jah, nagu sa mainisid, natuke raha jäi konto peale, mõtledki natuke kaugemale, et mida ma ka tihti näen, võib-olla ei tehta üle arvan, ongi see, et sa mõtledki selle vaatega, et okei, kui ma mingi tahaks nagu töötamise ära lõpetada, kuidas see peaks välja nägema või ma tahaks pensionile minna, et kuidas see peaks välja nägema, et siis ma saingi aru, et minu põlvkond tõenäoliselt seda teist sammast võib-olla näeb, kolmandat sammast ka, aga seda riigipensionit ei eksisteeri tõenäoliselt selleks ajaks, sest meie demograafia on seal, kus ta on, et meil tõenäoliselt ei ole maksumaksjad, kes neid pensioneid maksab ja tervishoidu ja nii edasi üleval peavad, et selleks, et seal normaalselt elada, tõenäoliselt on mingit raha endal vaja. Ja siis ongi vaja kuidagi leida, et kus see raha nagu tekkima peaks, et kui mul on ka soov näiteks varem töötamine ära lõpetada, samamoodi nagu taaskord on mingid vahendeid selleks vaja, ja siis üsna lihtsalt saabki sellest aru, et lihtsalt, et ma kogun iga kuu sinna, ma ei tea, 100, 200 eurot, 1000 eurot sinna konto peale, väga ei jõua kuhugi, et on vaja ikkagi midagi juurde teha ja õnneks mul sealt
võlaraamatus seal räägiti ka, et nagu mis need next step'id on, et peaks kuhugi investeerima hakkama, eks ma siis lugesin mõned investeerimisraamatud lisaks, et Jaak Roosaare raamatud ja praeguseks neid raamatuid on eesti inglise keeles nagu kümneid ja kümneid, et tõenäoliselt mõned sellised mõistlikumad raamatud läbi lugeda, sealt juba saab ideid, kuidas nagu edasi liikuda ja ma arvan, seal ongi mõistlik mitte kohe nagu ülikeeruks asja enda jaoks ajada ja mõned lihtsamad sammud ära teha ja kuskilt otsast lihtsalt kas või väiksemate summadega lihtsalt liikuma hakata ja küll siis nagu aja käigus saab alati juurde õppida. Et kuna meie siin ikkagi Meaningful Talks ja laste ja perekondlikud ja tööd teemad kõik koos, et küsin siis selle nurga alt, et tõesti, et kuna sa ise oled ka lapsevanem ikkagi, et kuidas sa siis mõtled tõesti nende kulude võtmes ja see, et sa siis saad endale raha tekitada ka portfelli kasvatamiseks, kas sa lapsele kasvatad juba kuskile mingisugust kontot või portfelli või käid tal raamatuga järgi rahatarkuse võtmes, et mida sa lapsevanemana teed ja tunned just selles kontekstis, et kas sa saad investeerida, kui palju ja kui palju läheb tegelikult lapse tulevikku ka raha? No lapse jaoks ma saaks investeerida, ma võib-olla natuke erinen teistest investoritest, kes selle teema räägivad, ma nagu ei ole leidnud selle mingit sisulist mõtet, et miks ma tahaks lapsele eraldi konto, eraldi firma teha, tahaks talle kohe neid raamatuid anda, kui ta 3-4 aastaks saab ja tähtedest ja piltidest asjadest aru saab, et ma isiklikult väga ei poolda seda, kui kellelgi on rohkem motivatsiooni soovida, siis palun tehku. Aga ma olen pigem selle lähemisega, et las see laps tegeleb sellega, mingeid põhiloogilisi asju, mis see raha on, mis sellega saab teha, nii edasi, seda muidugi ma lapsele seletan poes, kui ta tahab midagi osta, seletan, kust raha saab näiteks ja nii edasi. Aga ma eeldangi, et kui tal on näiteks tulevikus raha vaja või tal tekib selle vastu rohkem huvi, siis ma kindlasti nagu toetan seda huvi. Samamoodi ma ei plaani, et talle jätta kogu oma seda raha, mis ma teenin, et pigem ongi eesmärk talle vajadusel, kui ta alustab kooli või midagi, anda mingi stardikapitalid või ta on vaja korteri sisse maksa, anda stardikapitalid. See, kui mina ära suren ja teema 70 on ja ma talle kogu raha annan, siis see asi on juba anyway kuidagi hiljaks jäänud ja tõenäoliselt tal on juba oma elu ja kõik muud ja tõenäoliselt enamus asju tehtud, et pigem nagu toetada piisavalt, et tal oleks võib-olla natuke kiirem ja parem stardipositsioon kui mul, aga mitte ka teha sihukest nagu peale surutud rahatarkuse õpetamist või lihtsalt anda talle hunnik raha, et ta ei peaks üldse mitte midagi tegema ja lihtsalt nagu kulutaks raha, et see tõenäoliselt ei ole ka väga mõistlik. Et sa vaatadki nii-öelda enda jaoks seda balanssi, et mis tundub loogiline ja mitte ka tõesti siis eest ära teha, et selles osas ka, et kipun pigem selle variandiga ka nõus olema, et muidu siin ju piisavalt näiteid, et kes siis nii-öelda tuleb pulgrusikas suus, et tegelikult ta ju ei oska seda hinnata ja lõpuks tegelikult kas see vara siis lihtsalt kulutatakse tihtipeale või see kuidagi ei liigu üldse mitte kuskile. Jah, pigem näen jah, et pigem aidatagi, et kui ta tahab midagi õppida või ta tahab oma firmat alustada, võib-olla on nagu lihtsam võib-olla seda teha, kui mul omal ajal näiteks oli mingite asjadega, et võib-olla tõesti on nagu rohkem vahendeid, rohkem võimalusi, aga ikkagi seal mingi loogika peab nagu paika pidama. Et ka sel juhul ma eeldan, et kui tahaks näiteks firmat alustada, ta peaks vähemalt loogiliselt suutma seletada, mis ta tahab teha, mis see loogika on, kus see raha tuleb ja nii edasi, et ta peab ka ise sinna panustama, mitte et nagu ma teen startup'i, anna mulle $1 000 ja vaatame, kas tuleb välja või ei tule, et päris liiga üheks elu tõelest ei toimi ja lihtsalt ei kipu asjad hästi lõppema. Just. Võib-olla siit täpselt natukene veel laste teema, siis lähme korra siia sellisesse suuremasse konteksti ka sisse, et näiteks lähed lapsega poodi ja ütleb isi, tahan seda, mis sa siis teed? Eks meil ongi ütleb paika pandud, et me kõigepealt poodimees lepime kokku, kas me ostame midagi või ei osta ja vahest meil ongi olnud näiteks nii, et tahame midagi osta, siis me vaatame, palju see maksab. Siis meil on lihtne variant, mida lastega ma teised on ka teinud, et meil on mingi pudelid või meil pudelid üles, ta saab kokku lugeda, mitu senti ta sai, siis ta saab vaadata, et mis ta sellest saab osta, siis tal on oma valik, et kas ta ostab selle väikse mudelauto täna või ta jätab oma sendid alles, ta saab võib-olla tahab osta mingit suuremat Lego või midagi, et siis tal juba natuke tekivad mingid oma valikud ja otsused, mis ta tahab teha. Et pigem aidatagi tal aru saada, kust raha tuleb natukene ja aidata tal nagu neid valikuid teha, et ta võib valida kohe midagi, kui ta tahab, ma ei takista tal seda teha, kui on okei osta ja kui ta tahab selle alles jätta, siis ta saabki selle panna oma kogumiskassasse, saab mingi järgmine kord valida mõne suurema asja näiteks ja et ma arvan, sihukese 4-5 aasta jaoks see on nagu alustuseks piisav, et võib-olla kui ta juba kooli läheb, tekib mingi taskuraha, siis võib-olla tulevad juba mingid järgmised võimalused, mida arutada ja mida talle seletada näiteks.
just, et jah, et arutada, seletada, vaadata, kuidas tal endal need huvid liiguvad ja ma pigem lasengi, no et tal on mingi raha, ta saab nüüd oma otsuseid teha, noh, saab nüüd oma vigu teha, noh, see on nagu okei, siis ta õpibki sellest, et noh, ei ole põhjust nagu üritada talle nagu kõike nagu kristallselgeks teha ja öelda, et nagu see on nagu ainus variant, et pigem nagu ta saabki need oma kogemused ja õppetunnid ja ma arvan, see elus tõenäoliselt võib-olla aitab natuke paremini kaasa. no just, et ise oled vanem on eesmärk seal eeskujuks ja siis tegelikult tema saab enda eesmärkide poole ise liikuda, et mis talle tegelikult ju huvi pakub. Nii oleme siin rääkinud sellest, et kuidas sa siis mõtled ja miks sa nii mõtled. Ma saan aru, et sa tegelikult plaanid oma praegust eesmärki või oled juba plaaninud kasvatada, on ju? Kas sa oma seda praeguse eesmärgi oled täitnud ja millega sa oled selle täitnud, ehk et kuhu sa oled investeerinud, mis on sulle endale huvi pakkunud ja miks? Jah, selle 5 aasta eesmärgi põhimõtteliselt sai täidetud, et sai. Hetkel mul investeerimisportfell on natuke alla 2 miljoni ja netovarade väärtus on natuke alla miljoni, et võib öelda, et sellega on nagu korras. Et uus eesmärk on 1,5 miljardit, mis enamuste jaoks on niisugune number, et nad ei tea, palju see on null on. Et tundub taaskord niisugune piisavalt huvitav eesmärk, mille poole nagu püüelda, et motiveerida ennast siis nagu edasi liikuma ja arenema. Et noh, sellepärast mul ka see esimene eesmärk sai pandud niimoodi, et noh, mul ei olnud õrna aimugi, kuidas ma selle raha kokku saan. Noh, ma ütlesin, ma ei teadnud mitte midagi investeerimist, aga see sunnibki nagu mõtlema natukene nagu agressiivsemalt ja ennast arendama. Ma sain vabalt endale panna plaani, et noh, investeerime see 100 eurot kuus, mis mul palgast üle jääb ja noh, rohkem ei ole vaja mõelda, unustame selle asja ära ja lähme, aga noh, kahjuks siis ei oleks see tulemus olnud ka see nagu, mis ma nagu tahtsin saavutada. Et sellepärast mulle pigem meeldibki, et panna selliseid nagu eesmärke, mida ma ei oska täna saavutada, kas ma nagu selle teekonna käigus pean nagu hakkama jõudma sinna poole, et otsima lahendusi, mõtlema võib-olla natuke teiste lähenemiste peale, võib-olla nagu mõtlema veidi kastist välja, suhtlema teiste inimestega, otsima, kuidas nemad võib-olla on sarnast eesmärki saavutanud, et õnneks meil tänapäeval on väga palju edukaid inimesi, paljud on kirjutanud raamatuid, paljud räägivad avalikult, mis nad teevad, kuidas nad teevad, et seda informatsiooni nagu on piisavalt, mille pealt õppida ja kuidas nagu sinna jõuda, et see nagu aitab ka ütleme niisugust natuke riski maandada, et isegi kui ma saavutan pool eesmärgist, ei saa 1,5 miljardit kokku, saan 750 miljonit kokku, no tõenäoliselt ei ole väga halb tulemas ja võib endiselt nagu rahule jääda versus see, et kui ma panengi minimaalse eesmärgi ja siis midagi valesti läheb näiteks, et siis võibki tihti näiteks juhtuda see, et noh, ma ei tea, ma arvutan välja, et mul pensioni jaoks on vaja 100 000 eurot, panengi selle eesmärgiks, läheb midagi valesti, mul on 50 000 eurot ja siis mul on juba natuke hilja juba hakata seal midagi ümber tegema, muutuma. Et sellepärast mulle nagu siuke turvavaru ja see nagu meeldib ka seal, et see aitab enda jaoks nagu siukest meelekindlustamist luua, et kui see nagu ka õnnestub saavutada. Sa oledki öelnud seda, et tegelikult investeerida saab juba ka väikestest summadest. Ehk et räägi meile sellest, et et kui väikese summa siis peab olema, kuhu seda raha siis saab liigutada ja mis summades sina hakkasid investeerima ja kuhu? No, Baltibörsil vist, ma ei tea, mis see kõige odavamaks ja seal on mingi Tšaulai pank, äkki saab mingi 50 sendiga saab juba mingi ühe aktsia ära osta ja korras, et olete aktsionär, palju õnne. Et umbes 1 euroga saab juba alustada vabalt, et ei ole üldse probleemi. Et siis kui ma alustasin, siis oli vist ikka olid mingid teenustasud, et ma esimene aktsiaost oli ikka siuke mingi 2000 eurot ja siis ma ikka seal pidin natuke mõtlema ja vaanitsema, et natuke ikka võttis käe värisema, et praegu õnneks natuke lihtsam neid tehinguid teha, et selles mõttes mõtlengi, et tasub nagu mingite summadega lihtsalt peale hakata, et noh, kui lähebki natuke valesti alguses, no ei ole hullu, loete juurde suuremad summad tulevikus lähevad õigesse kohta, et noh, pigem alustadagi siukeste lihtsate asjadega, et noh, meil on mingid indeksfondid, meil on pensionisambad, noh seal väga palju ei saa minna valesti, et ei ole vaja nende esimeste summadega kuskile NFT-desse ja ma ei tea, mingitesse väga esoteerilistesse ja imelikesse asjadesse minna, millest isegi kogenud investorid väga ei saa aru, et noh, võtkegi mingid lihtsad asjad, et millest te saate nagu aru, mis asi see on, kuidas see toimib ja pange väike summa sisse, vaadake, mis tunne tekib, noh, võib-olla 6 aja pärast panete järgmise summa ja nii see asi nagu vaikselt veereb. Et sa räägid sellest, et pead aru saama, kuhu sa selle raha paned. Mille alusel sina esialgu neid valikuid tegid, ehk et mis sinul olid kõige alguses sellised või noh, alustades kõige arusaadavamad liigutused või noh, tegevused? No esimene investeering mul oligi indeksfond, et noh, sellest kõigis raamatus rääkida, et noh, SP500 tundub siuke lihtne loogiline, noh, ma alguses ma aktsiatest väga ei teadnud midagi, noh,
mõtledki, et noh, kas ma tean nüüd mõnda firmat, mille aktsiasid nagu valiksid ühe firma nagu noh, mul täna ilmselt on päris palju, sest sel hetkel ühtegi mingit geniaalset ideed ei tulnud. Mõtlesingi, et noh, USA 500 suurimat firmat, no tõenäoliselt homme kõik pankrotti ei lähe. Loodetavasti kasvavad ka natuke, et no, tundub loogiline, et paneme selle raha sinna, aga noh, tihti võib juhtuda, et see ei ole väga lihtne, et raamatus räägiti, et on see SP500, no, lähen ma sinna panka, hakkan seda orderit sisse panema, tuleb 4 valikut, no mis jama on, et pidi üks SP500, mida ma nüüd siin veel valima pean, noh, siis ma õnneks ühe ära, ei jooksnud juhe seal kokku, noh siis loedki nende indeksfondide juurde, et ongi erinevad pakkujad, kes sulle müüvad seda sama indeksfondi, noh siis ma sain aru, et nagu okei, no üks ostetud, lähme eluga edasi, aga eks need siuksed väikseid detaile seal käigus võib ikka tekkida vist nagu selle juhtme kokku ajada, et no samamoodi see aktsiaostu order võib olla seal mingid. Ma räägigi võib-olla sellest lähemalt, sest mina isiklikult, noh, mul on mingi Tallinna Sadamakseid ja mingid selliseid asju erinevaid, aga et kuidas sa endale seda hakkasid selgeks tegema, kas sa läksid kellegi juurde või ma ei tea, võtsid mingi konsultatsiooni või olid kuskil grupis või et milles siis päris kohe alguses alustada, et ka päris see, kes tegelikult tunneb, et mingid SP500 ja mingid orderid ja ma ei tea, ma ikka vist valin mingi lihtsama variandi, et noh. No mõtlen, paar raamatut läbi lugeda, meil eesti keeles on neid siin palju, Kristi on kirjutanud, Jaak Roosaar on kirjutanud, meil on erinevaid blogisi asju, noh. Tihtipeale sinna peab natuke juurde guugeldama, et no saadki aru, et ma ei tea, kuskil mainiti Tallinna Sadama, siis võtadki Tallinna börsi lahti, vaatad, mis asi see Tallinna Sadama on, sa võib-olla võtad selle Tallinna Sadama kodule ja sa näed, et okei, mingi sadam on Tallinnas, okei, no sa saad aru, et laevad sõidavad seal, noh. Saad aru, mis asi on kaubamaa, mingid poed on, et sa natuke võib-olla guugeldad juurde, aga noh, enamus neid asju ei tohiks alustuseks vähemalt sellised mingid müstilised keerulised olla, et sa võtad mingi Saksa panga lahti, kus sa mingi 10 miljonit layerit on, millest sa ühestki ei saa aru, mis seal toimub, et noh, siis võib-olla ei ole nagu kõige mõistlikum esimeseks investeeringuks, et ma ütlen, mõistlik on alustada sükeste lihtsamate ja loogilisemate asjadega, millest vähemalt natuke saad aru, kuidas see toimub ja no jah, meil on tekkinud hästi palju igast mingeid gruppe, kus noh, ma ütleks, et on ka mõistlikud, et kui sa üksi alustad, noh, tihtipeale sa võib-olla pead natuke palju seda infot kaasama, et noh, et kui sa saad, ütleme, siuke 5-10 inimest, kes võib-olla on umbes samas faasis, noh, võib-olla lihtsam mingid ideid läbi arutada, mõni juba võib-olla teab mingeid infokilde, mida sina ei tea, saate omavahel läbi arutada, et okei, kas sa saad sellest samamoodi aru nagu mina, et noh, taaskord võib aidata nagu natuke kiiremini liikuda. Et ei pea kohe minema, panema kuskile 1000 ja seega siis pärast võib-olla kõrpema. Ei, ma pigem jah ei teeks, mida ma teeks, on see, et natuke mõelda sinna juurde, et kas see asi on nagu skaleeritav üldiselt. Ehk mis ma sellega mõtlen, on see, et meil on hästi palju mingeid väikseid portaale ja imelikke kohti, kuhu saab panna raha, mis on minu jaoks üldiselt kahtlased ja need ka suures plaanis ei toimi. Mis need väiksed imelikud on? No meil neid erinevaid mingeid ühisrahastusplatvorme ja krüptoasju ja kõike tekib kogu aeg, et noh, ma üldiselt ei näe nagu, et sinna oleks mõistlik raha panna, sa peaks nagu loogiliselt analüüsima, kas see on mõistlik koht. Eks noh, kui sa mõtled SP500, noh, sinna saab panna miljardeid. Aga sa võid vabalt sinna panna 10 eurot ja pärast juurde panna, ehk siis võimalik, et saad aru, et see on mõistlik investeering, ma tõstan seda investeeringut hiljem suuremaks. Noh, paljudest ühisrahastusplatvormidest, noh, siin võib-olla saad mingi 10 000 eurot ära panna ja see ongi kõik, et noh, pikas plaanis ei toimi sulle, ehk sa saad nagu aega kuluta selle analüüsi peale, aga sa ei saa seda nagu suuremas faasis enam kasutada ja see aitab natuke nagu välistada siukseid nagu poolskeeme ja siukse imelik asja, sest üldiselt need ikkagi suht algusfaasis ja nad surevad ikkagi üsna ruttu maha ja nende mahud ikkagi tavaliselt ei jõua mingite mõistlike asjade, nii et sa keskendudki vähemalt alguses, ütleme, siukestele suurtele ja toimivatele asjadele näiteks, et noh, selle asemel, et võib-olla panna mingisse väga väiksesse firmasse, võib-olla panedki selle esimese raha kuskile Apple'isse näiteks, et noh, ma ei tea, et need inimesed ei lõpeta oma iPhone'ide ostmist ära ja see asi pankrotti ei lähe ja sa saad nagu vähemalt aru, mida see firma umbes teeb versus see, et sul on mingi Hüber-Tech, mingi biotech firma just tuli börsile ja tal on mingi überdraag, millest sa midagi aru ei saa ja siis nagu paneks kõik raha sinna, vaataks, mis juhtub, et noh. Ma ütlen, et pigem lihtsad asjad ja natuke sinna juurde mõelda, et seda saaks ka nagu hiljem siis natuke suuremaks skaleerida, kui võib-olla vahendeid tekib rohkem, natuke rohkem enesekindlust, rohkem teadmisi. Ehk et teha endale see asi selgeks ja võib-olla selline riskitaluvus siis tuleb hiljem, kui tõesti on mingisugune hulk raha, mis on nii-öelda see riskifondi raha ise endale, et... No, riskitaluvust üldiselt on nagu lihtne selgeks saada,
et võtke mingi suvaline krüptokoin, vaadake, kuidas see üles-alla sõidab, pange sinna mingi raha sisse, siis te saate aru, mis emotsioon teil tekib, kui pool raha kadub, mis emotsioon tekib, kui 2 korda rohkem raha on. Et siis selle emotsiooni poole saab üsna ruttu tavaliselt selgeks, et vähemalt niimoodi ma katsetasin, et enda emotsioonist on vaja aru saada, sest üldiselt need emotsioonid ja oma käitumine tavaliselt keerab neid asju rohkem tuksi kui aga mismoodi räägi sellest, jah, just, et mis seal siis selle enda emotsiooni taga on, et miks seda on oluline siis kuidagi enda jaoks mõtestada? No, sa peadki natuke aru saama, et okei, ma panin selle 2000 eurot sinna mingisse coin'i, kui pool raha ära kaob, mis tunne sul tekib, tõest on suht halb tunne. Et siis sa võib-olla saadki sellest aru, et okei, kas ma saan sellest asjast aru, kui ma saan sellest asjast aru ja mõtlen, et see on okei hea investeering, siis tegelikult peaks sinna raha juurde panema, aga enamus inimesi, kui sul pool raha kadunud on, väga ei teki seda tunnet, et tahaks neil raha juurde panema hakata. Ja sama tekib vastupidi, et kui see asi nagu kasvab meeletult kiiresti, siis tekib tunne, ma olen nüüd superinvestor, ma võin nüüd hakata igale poole raha laduma nõrkemisi. Aga tihtipeale see ongi, et lähed mingis suures laines sisse, sa alguses võib-olla saadki selle kiire kasvu. Pärast tuleb see -50% ikkagi lõpuks järgi ja siis sa saad aru, et nagu vist ei olnud ikkagi niimoodi. Et see, kuidas need emotsioonid mõjutab, seda tasub nagu jälgida oma otsustes ja ütleme, sellepärast ma soovitan, ütleme, mingi summaga nagu siukses kiiresti liikmas asjas seda proovida ja katsetada ja see summa võiks olla, ütleme, siuke, et mitte mingi 10 euroga, millest sul on suve, et okei, see 10 euri läks nagu minema, et ta peaks olema siuke enam adekvaatne summa, et ta on piisavalt suur, et ta tekitaks, ütleme, kui sa selle kaotad ikkagi mingi emotsiooni, kui sa võidad selle pealt ka mingi emotsiooni, aga siis mitte seal hulluks minna, aga lihtsalt pigem jälgidagi seda emotsiooni, mis tekib, et siis sa õpid nagu pigem ennast tundma läbi selle. Väga huvitav, et tegelikult läbi sellise raha teema saad ka iseennast teada, kus on sinu need mingisugused piirid või et mis sind mõjutab. Sest seal tekibki see riskitalus, mõne inimese jaoks siuke liikumine ei ole okei, sest sa saadki aru, mis vahenditesse sa saad üldse investeerida. Sinu jaoks võib-olla näiteks on okei, et ma ei tea, 10% raha võib ära kadada, okei. Siis sa saad juba aru, mis investeerimise instrumendid sinu jaoks on okei. Mõne inimese jaoks on okei, kui 80% raha ära kaob ja ikka ei teki veel väga mingit suurt paanikat, et selle taluvuse saab seal kätte ja samamoodi on, tihti kiputatakse võimendust ja asju kasutama, et see nagu kiirendab seda liikumist veelgi rohkem, et ka seal on nagu vaja siis juba väga hästi oma emotsiooni ja riske hallata, et üldse nagu võimenduse peale mõelda, et alustavale investorile kindlasti ei soovitaks võimendust, sest võimenduse loogika ongi lihtne, et kui sa oled loll ja midagi ei oska, siis sa põhjast võimendadki seda, kui loll sa oled, ehk sa nagu teed ennast veel lollimaks. Et soovitab pigem nagu see jätta nagu hilisemaks faasiks, kui juba on vähemalt mingid teadmised ja riskihaldus nagu paika saanud. Kuidas sina, Mihkel, aru said sellest, et mis on need varagrupid, mis sulle tunduvad sellised huvitavad ja et millesse sina pigem paneksid, sest ju neid on nii palju erinevaid, et mida valida? Taskab, ma nagu vähemalt oma strateegias ma ei alusta nagu seda valikut varagrupi loogikast, et mul oli ka olemas eesmärk, kuhu ma tahan jõuda. See juba omamoodi dikteerib natuke, et kuhu ma saan investeerida, mis loob eeldus, et ma üldse oma eesmärki saaks saavutada, kuna mu eesmärk oli nagu jaburalt agressiivne ja suur, siis ilmselgelt ma ei saa oma investeeringuid panna kuskile LHV võlakirja, kus ma teenin 2% intressi, sest see matemaatika ei jookse isegi ligilähedaselt kokku. Eks mingid investeeringud juba automaatselt välistuvad läbi selle. Et sealt nagu jäigi nagu see loogika, et mul on vaja võimendust saada, mida ma just ütlesin, et alustada ei peaks kasutama. Aga just jäi võimendusega ja siis ma pidingi analüüsima, et okei, kus mul on võimalik saada võimendust niimoodi, et selle võimenduse risk ei oleks väga suur ja siis jäigi põhimõtteliselt sellel hetkel kinnisvaral ainukesena lauale. Kuna kinnisvaras erinevatelt aktsiatest ei teki sul seda riski, et kui näiteks kinnisvara väärtus langeb, et pank tuleks sulle ütleks, et müüme kõik maha ja sa teed siit võlgu meile. Et eraisikul õnneks meil seda riski ei olnud, et siis nagu see tundus üks ainuke instrument, millega tol hetkel oli võimalik seda saavutada. Hetkel, kuna Euribor on tõusnud, natuke keerulisem, numbrid ei jookse nii hästi hetkel välja, et see plaan jälle enam ei tööta. Et ma ütlen, et see plaan tasub koguda, et sellepärast mulle meeldib lugeda, mida teised investorid teevad, et kui ma alustasin, ma lugesin Jaak Roosaare raamatut, samamoodi rääkis seal, kuidas ta näiteks vist oli 2008 kriisis investeeris Balti aktsiatesse, kus ma ei tea, firmal oli konto peal rohkem raha, kui ta aktsia väärtus oli. Tundub nagu siuke easy rahastmine, aga täna mul ei ole sellega väga palju midagi teha, sest mul ei ole 2008 kriisi. Aga samas, ma ei tea, võib-olla tuleb majanduskriis, võib-olla on sama olukord, ma juba tean siis juba, et okei, mida ma peaks vaatama, mida ma peaks otsima siukestes olukordades ja sama on paljude teiste investorite nagu
lahendustega, mida nad on kasutanud, mida rohkem siukseid nagu vahendeid nagu aja jooksul enda koguda, noh, seda rohkem on ka siukseid ideid eriolukorras, mida rakendada ja sul on juba teatud teadmised ja oskused olemas ja sul on natuke juba eelis selles osas võrreldes teistega. Et kui ma sind kuulen ja ise mitte nii veel suurelt investeeriv inimene, et siis tundub, et jube palju sebimist. Et räägi, et kuidas mul on täiesti vale arvamus? No investeerimise peale kulutan umbes 1,5 tundi kuus äkki. See on üsna lihtne välja, noh ma arvan, sa oled nagu laisk inimest, et ennast saaks veel anda ja ma viitsin iga kuu oma selle Exceli ära uvandada, mis mul on ja mida mul ei ole. Ja räägi, mida sa selle 1,5 tunni jooksul siis teed? Minu jaoks tundub kuu aja jooksul 1,5 tundi kõige sellega tegeleda, et siis peab olema see vundament juba nii selge ja arusaadav, et hops, see tabel, need numbrid, see ei jookse nii, sellel on vaja uus plaan teha, see toimib ilusasti, et kuidas jõuda sellisesse punkti, et tõesti tunda, et 1,5 tundi on okei selle tegevuse alla panna. No jah, seal ongi see küsimus, et nagu okei, ma teen makse investeeringu ära, ma võiks iga päev sinna panka logida seda numbrit seal vilkumas vaadata, aga see ei anna mulle midagi, et ma saan võtet vaja raiskama. Mida ma teen ongi, et noh, mul on ülevaade olemas, et mul on, ma ei tea, LHV konto peal on mingid aktsiad, kuskil välismaakleri konto peal on aktsiad, noh, kord kuus ma lihtsalt võtangi kõik need kontod lahti korraks, uuendan numbrid oma Excelis ära ja kui mul tõenäoliselt palgast sai mingi summa ära üle veel, mida ma saaks investeerida see kuu, siis ma otsustangi, et okei, ma teen selle ühe ostu ära, kõik kattad kinni ja lähme eluga edasi, et tegeleme sellega, et ma mõtlen, kuidas ma oma sissetulekut tõstan, kuidas ma perega aega veedan, kuidas ma sõpradega aega veedan versus see, et ma mõtlen, et nagu kas see aktsia läks täna üles või see läks alla või mitu protsenti mulle kuskilt mingi dividendi või mingit asja tuli, et noh, see ei anna mulle midagi. Et üldiselt, kui mul enam investeeringud üsna igavad ja aeglased ja siuksed rahulikud, et noh, seal ei ole vaja midagi nagu väga palju jälgida rohkem kui kord kuus, et ongi teedama selle ühe ostu ära või paar ja lähme edasi, et see ei nõua nagu mega palju aega, et noh, tihtipeale jah, kui ma nagu kaalun mingit uut investeeringut, ma tahaks osta uue korteri, noh siis sellel hetkel võib-olla selle otsimine siis võib-olla läheb lisaressurssi, aga noh, korteri ma samamoodi ei osta ju iga kuu uut korterit või uut aktsiat, ma samamoodi ei vali, et ma nüüd valin endale uue aktsia, et noh, tihtipeale see võib-olla ongi siuke paar korda aastas võib-olla maksimaalselt ja noh, ka seda saab väga palju automatiseerida, et korterite puhul meil ju kõigis portaalides on olemas põhjus need automaatsed teavitused, ma seadistangi selle ära, vaatan, et noh, kas tuli mõni huvitav korter sinna meiliga mulle või ei tulnud ja kui tuli, noh, siis ma lepin võib-olla maakleriga aja kokku, lähen vaatan, noh, kui sobib, ostan ära, et taaskord üldiselt ei ole nagu väga ajamahukkas tegevus. Sa ütlesid, et sa aasta jooksul siis noh, niimoodi paar uut sellist aktsiat mõtled juurde, mille alusel sa valid või mis tööb sul nii-öelda rohelisse, võt see, et kus kohas see mõte tuleb? No eks taas tulebki kuskil teed, et noh, sa ikkagi mingid podcast'e kuulad, vaatad, et okei, see tundub huvitav firma, sellest ma ei olnud enne kuulnud midagi, noh, tihtipeale panengi, mul on nagu siuke mingi jälgimisnimekirja, mis tunduvad huvitavad firmad. Noh, vaatadki näiteks, mõtlen, mis meil siin viimane aeg oli, noh, Facebooki hind vahepeal näiteks oli väga madal, kuna nad hästi palju raha panid sinna metaversi ja asja, kõik arvasid, et noh, Facebookiga on nüüd lõpp, noh. Siis vaatadki, et okei, nagu mõttetult madal on, aga ta oli juba mul seal vaatlusnimekirjas, kuna ta tundub siuke normaalne firma, noh, praegu on mõistlik osta, noh, siis võib-olla ostadki, et mõistlik ongi, et noh, aktsiate puhul saab näiteks kes vaatlusnimekirja tekitada, noh, korterite puhul samamoodi ma tean, kus piirkonnas ja mida ma tahan osta, nagu ma olen otsustanud, et mul nüüd on võimekus osta üks korter. Siis ma panengi endale need teavitused peale, et ma saaks nagu teata, et kui tuleb mõni uus korter, siis ma lähen vaatan, ostan ja noh, laenude ja võlgadega noh, suht sama, et seal pigem sa pead lihtsalt need vahendid leidma, et kui sa tahad mingi võlakirja panna, noh sa jälgidki näiteks, et otsustasin mingisse, kes me siin viimati kaasanud raha on Bigpanga võlakirja näiteks panna, mul oli soov kuskil võlakirja panna, vaatad, okei, nüüd tuli uus võlakiri välja, intressimäär mulle sobib, ma panen sinna raha, et noh, enamus sellest infovoost on ikkagi pigem siuke suht automaatne. Aga no näiteks, mille alusel sa otsustad midagi maha müüa või teha selliseid nii-öelda muutusi? No üldiselt enne kui sa ostad midagi, sa paned paika, miks ma selle asja ostsin, et kui ma ostan korterist, noh ma panen paika, et ma eeldan, ma saan sealt üüri, palju ma sealt mingit tootlust saan, aktsiate puhul samamoodi, et noh, ma ostan mingi kasvuettevõtte aktsia, noh, siis ma eeldan, et see ettevõtte kasvab, ma ostan mingi dividendi ettevõtte aktsia, siis ma eeldan, et ma hakkab dividendi, kui see muutub, siis on nagu koht nagu mõelda, et okei, ta otsustas dividendi maksmise ära lõpetada, noh, siis on küsimus, et kas see on mingi loogiline põhjus, noh, ma ei tea, näiteks oli koroonakriis,
võib-olla tõesti mõistlik, et me see aasta ei maksa seda dividendi, et nagu võib-olla maandame riski, võib-olla järgmine aasta hakkame uuesti maksma, kui olukord on normaalne. Aga kui ettevõtte otsustas, et okei, me nagu never ever dividendi maksa ja mul oli nagu loogikaga ostetud, et me ostime selle dividendi pärast, siis võib-olla on mõistlik see ettevõtte maha müüa, otsida mõni uus dividendi aktsia näiteks või mõni muu kasvuaktsia, kui nad otsustavad, et me nagu enam väga ei suuda kasvada. Et üldiselt ongi mõistlik enda jaoks need nagu põhjused, miks ma midagi ostsin nagu paika panna ja siis kui seda ostu teed, siis on ka lihtsam jälgida, et millal ma seda nagu nüüd müüma peaks, kui see nagu enam ei sobi mulle näiteks. Ehk et sul on ikkagi iga ostu juures korralikult läbi mõeldud, miks see ost on, et see ei ole see, et keegi hea tuttav soovitas, et kuule, osta ka, näed, et ma ostsin seda, et sa ikkagi vaatad enda sellise nii-öelda ongi miljardiplaani kontekstis selle läbi ja kuidas ta seal sul mängiks või sobituks sinu eesmärkidega. Kõigepealt vaatad, kas suure plaaniga sobituks, siis sa vaatad, kas ütleme, see instrument enda loogika järgi sobitub, miks sa selle ostsid ja nii edasi, et vahest on ka hea põhjus müümiseks, et nagu turg lihtsalt on väga optimistlik, et ühe korteri ma müüsingi näiteks sellepärast maha, et ostja oli nõus maksma selle eest 20-30% üle turu hinda, nagu siis võib ju näiteks müüa, et ja osta võib-olla midagi odavamalt näiteks asemele, et vahest keegi on nõus lihtsalt ostma väga palju kallimalt seda asja, ka see võib juhtuda vahest. Aga kuidas sul selline asi juhtus, et kas sa siis ikkagi ta panid müüki, et ta tahtis sult osa nii-öelda ma aeg-ajalt ikka olen niisugune vastik kapitalist, et panengi mõned korterid nagu üle turuhinna müüki ja kui keegi nagu rõõmsalt nõus neid selle hinnast ostma, siis ma võin ka neid aeg-ajalt maha müüa selle hinnaga kogu selle mitme aasta kasumi nagu ette välja võtta ja võib-olla siis selle paigutada näiteks kuskil aktsiatesse või osta asemele mõne teise korteri. Et ka siukseid asju võib vahest teha, kui keegi on nõus nagu üle maksma. Et jah, huvitav vaata, et jah, et siis ei võrrelda või siis seal ongi mingisugune asi, mida sa müüd, mida tema just selle juures otsib ja sobib. Teistel võib-olla ongi olulisem mingi emotsioon või mingi muu asi, et nad võib-olla ei vaata seda nagu investeeringu vaates, nad võib-olla ostavad selle mingi muu eesmärgiga ja siis nende jaoks võib-olla on see näiteks okei. Mihkel, kas sina teed ka emotsiooni osta? No midagi ma kindlasti ostan emotsiooni pealt. Aga üldiselt mitte investeeringuid, et ilmselt vast äkka koduvastpadajast see nagu Excelis väga hästi ei jookse välja. Et see tõestab see emotsiooni ostu alla, aga ongi mõistlik nagu läbi mõelda, et kas mu jaoks on nagu okei seda lubada või mitte, et samamoodi et kui ma tahan poest seda kooki osta ja see maksab, et ma ei hakka Excelit seal tegema, et kas mul nagu eelarvesse kook jookseb välja ja kas see nagu mõistlik osta, kas ta maksab seal 2 eurot, 4 eurot, 6 eurot, kui mul nagu raha olnud, siis nagu ja tahad seda osta, siis ma tõesti ostan selle. Ja samamoodi on ka tihti töövahenditega, et kui ma näen, et võib-olla mõistlikum see kallim töövahend osta, ei ole nagu mõistlik võib-olla osta seda odavat, et taaskord võib-olla on mõistlik, et ostangi selle kallim asja, võib-olla panustangi sinna rohkem raha, võib-olla nagu tootlikkuse mõttes ei ole kõige parem, aga endal on mõnusam tööd teha jälle, No just, et ikka jah, ma just mõtlesin ise ka, et ega mingisugune selline emotsioon ikka igal pool on sees, et täiesti sellisest tuimast kohast ainult tabeleid jälgida ju ikkagi, see ei ole ka võib-olla inimesele viimased aasta-poolteist olen ka nagu jälginud seda, et varem ikkagi hoidsin suht rangelt oma seda nagu kulutuseelarvet paigas, aga nüüd ma olengi pigem hakanud seda tegema, et ma nagu tõstan ka kulutusi ja nagu kulutangi selle peale, et oma elukvaliteeti järjest tõsta, et pigem olengi märganud, et see juba pigem panustab sellesse, et kui sul ikkagi sa magab parem, sa teed rohkem trenni, sul on võib-olla kulub vähem aega mingite asjade peale, ma ei koristaks näiteks ise, koristaja tuleb koristama, võib-olla ei meeldi koristada, taaskord mul on mõnusam elada, mul on korras ära ja mul on nagu enda emotsioon parem, ma suudan olla tootlikum mingites muudes asjades ja teenida näiteks rohkem selle pealt, et ka seda on mõistlik hakata teatud järgus järjest rohkem tegema, et nagu välistada siukseid tegevusi või asju, mis võib-olla ei ole nii produktiivsed ja panustada sinna, mis tegevustesse, mis nagu su elukvaliteeti ja heaolu tõstavad, et nagu oma võimekusi neilest suurendada. Minu arust see on nii õige mõte, et tõesti, kui kodukoristamine, mingisugused muud sellised asjad, mida sa saad enda aja võitmiseks sisse osta, on igati mõistlik kulu, on ju. Ma olen ise ka seda kasutanud, aga on ka väga palju inimesi, kes ütlevad, mul on ju käed küljes, küll ma ise ju jõuan koristada või et mis ma maksan talle, et kus sul see mõtteviis, tõesti ma saan ise sellest aru, et sa ütled, siis sa saad arendada midagi muud ja kuidas sa jõudsid enda sees ka selle teadmiseni, et tõesti see on okei maksta see raha välja sinna, sest tegelikult oma aega investeerides sinna kohta ma lõpuks tulusid kasvatan hoopis rohkem.
no tavaliselt on lihtne alustada sellest, et sa arvutad kõigepealt välja, mis sinu nagu töötunni hind on, siis sa juba nagu saad aru, mis tegevusi sul üldse on reaalselt mõistlik teha, et noh. Kui su töötunni hind on näiteks 50 €, noh, sul on mõistlikum minna teha seda oma tööd ja kui keegi on nõus sul 10 € eest koristama, siis nagu miks sa peaks oma aega selle koristamise peale raiskama, arvestades, et tõenäoliselt see inimene, kes nagu kogu aeg koristab, ta teeb seda tõenäoliselt kordades efektiivsemalt, kordades paremini, kordades kiiremini, kui sina seda teeks ja kordades odavamalt. Ehk siis hakkavad nagu teatud tegevused nagu paika loksuma ja üldiselt tegevuste puhul, mida sulle endale ei meeldi teha, on seda nagu äraandmist väga lihtne teha. Et jah, alati nagu lihtne sinna kinni jääda, aga ma võiks seda ise teha, aga ma võiks nagu ise ka väga palju asju teha, mida mulle nagu meeldib rohkem teha, et nagu miks ma peaks tegema asjadega, mida mulle ei meeldi teha ja kus mul nagu väga palju ka lisandväärtust ei anna. Tead, mis küsimus mul praegu pähe hüppas või? Kas näiteks see, kui kaasata, kas näiteks koristusteenust või mõnda muud teenust, mida tegelikult endale ei meeldi teha, kas selle arvelt on võib-olla hoopis ka väärtuslik mõnikord võtta endale seda puhkamise aega ja et tegelikult puhkuse kaudu enda efektiivsust kasvatada, et näiteks töönädal lõpeb ära ja siis mõtled, ma nüüd teen laupäeva koristuspäeva, aga tegelikult hoopis kutsud teenuse, ise hoopis puhkad. Kas niipidi võib ka hoopis iseenda väärtus ja see võimekus hiljem rohkem raha teenida kasvada? Ei no kindlasti see, kas sa kulutasid aega puhkamisele, perega olemisega, sõpradele olemisega, millegi uue õppimiseks, need kõik tunduvad nagu rohkem produktiivsed kui ütleme madala lisandväärtuse asjadega nagu ise tegemisega. Ma natuke mõtlen ka sellest otsast, et põhimõtteliselt sellega sa võtad kellegi teise töökoha põhimõtteliselt ju ära, et miks nagu seda näiteks teha, et kui sul ongi võimalik nagu kellegi teisele aidata ja sissetulekut teenida, siis nagu palun väga. Ehk et mõned rollid on tegelikult täiesti okei ära delegeerida, mis tekitavadki pinget, stressi, võtavad väga palju aega, et tasub tegelikult siis need ju läbi vaadata, et endal aega juurde saada. Et kui sa ikkagi nagu tegeled agressiivselt oma võimekuste ja sissetulekut kasvatamist, sa hakkad väga kergesti aru saama, et nagu kuhu sul on mõistlik aega panna ja kuhu sul ei ole mõistlik aega panna, et samamoodi öelda, et kui ma peaks tegelema mingite tekstide üle luges, ma arvestama mingi pooltüsgraafa, tõenäoliselt ei ole mõistlik, et ma üritaks hakata saama mingi eesti keele filoloogia kraadi ja sellega tegeleks, aga kui ma saan aru nagu, kuidas suuri meeskondi juhtida, keerulisi süsteeme lahendada ja muid asju kokku panna, siis äkki on nagu mõistlik see aeg nagu sinna panna ja tõenäoliselt keegi sekretär või keegi teine loeb need tekstid üle, teeb need kirjaparandused ära ja probleem lahendatud. Just, et sina saad ikkagi sinna enda eesmärgi poole, näiteks ongi oma portfelli siis kasvatada, selle poole liikuda. Räägime ka sellest, et ma korra küsin siit niimoodi Liiliani, kuidas meil ajaga on ja kas meil on küsimusi ka praegu tulnud? Üks küsimus on 0,5 tundi aega. Jaa, no väga hästi, siis jõudsimegi täpselt ajaliselt õigesse kohta. Sissetulekute kasvatamine, et ega ju tegelikult ei saa investeerida, no ikkagi kokkuvõttes ju jätkusuutlikult, kui teadlikult oma sissetulekuid ei kasvata. Mihkel, kuidas sina hakkasid enda sissetulekuid kasvatama niimoodi, et sa tõesti saad osta korterit, sa saad teha seda investeeringut või et kus sa leidsid selle lisaraha, et siis ehk et see on ka sissetuleku kasvatamine teatud mõttes on ja et kus sa leidsid selle sisendi raha mõistes, et panna see kuskile korterisse, mõnda aktsiasse, mismoodi sa seal tegutsema hakkasid? No õnneks mul ütleme esimene korter koduks oli ostetud juba natuke aega enne, kui ma investeerimisteekond alustasin, et siis mul kadus see esimene suur probleem ära, et mida pank ütleb, et aga kus sissemaks tuleb, et siis oli võimalus nagu lisatagatis kasutada, et sissemaksu ei olnud vaja. Et siis tihtipeale see teine probleem ongi see, et pank arvutab laenuvõimekust ja see laenuvõimekust arvutatakse selle pealt, et palju sissetuleku on. Et siis sissetuleku tõstmisega lihtne variant, mida saab alati teha, on nagu oma oskuste tõstmine, et sa teedki paremini tööd ja peab ka ülemuselt palka minema küsima, mida paljud inimesed nagu unustavad, millega pärast tihtipeale võib-olla teha, et sa pingutad ja teed, nagu see palk kasvab ise, aga paljudes kohtades ei ole nagu väga reaalselt, peab ka minema küsima ja vahest peab ka natuke seletama ja põhjendama, et nagu miks palgatõusu saada. Et ka selle nimel natuke on vaja tegevusi teha, et ma tihti näen natuke sellist suhtuvust, et mõeldakse, et nagu palka juurde saada on nagu võimatu ja sissetuleku kasvatamine on mingi jälle siuke tundub keeruline inimeste jaoks, aga ma soovitakski paljudel nagu läbi mõelda, et kui on siuke olukord, et sul on näiteks aasta aega
ja sa peaks teenima aasta lõpuks 2 korda rohkem, kui sa teenid täna, et osta elupäästev ravim, muidu sa sured ära. No ma arvan, enamus inimesi suudaks leida, mida nad teevad, et teenida 2 korda rohkem seda raha kokku ajada. Et noh, sa läheks, sõidaks seda Wolti, sa tõenäoliselt leiaks mingid lisatöö otsad, sa annaks mingeid tunde ja nii edasi ja noh, üsna kiiresti, ma arvan, mingi vähem kui päevaga sul oleks plaan olemas, kuidas sul sissetulek kahekordistab. Et see praktiliselt noh, ei ole väga keeruline ülesanne, pigem on nagu sihuke keerulisem pool see, et nagu mis ma enda jaoks olen teinud, on see, et saada sealt sellest tund rahaks mudelist välja, kuna see taaskord ei skaaleeru väga hästi, et noh, sa saad võib-olla 2 töökohta võib-olla veab välja, et 16 tundi päevas tööd, aga see tundub sihuke suht raju andmine juba, et seda pikalt teha on nagu karm, et pigem oleks nagu ideaalis vaja oma, ütleme, teadmised mingis valdkonnas viia piisavalt kõrgele tasemele, et sa saadki pigem müüa nagu tulemust, et eks sul ongi nagu tulemuspõhine lähenemine, et näiteks sa tood piisavalt, ma ei tea, kas müügiliide või sa lahendad mingi keerulise probleemi ära ja nagu klienti ei huvita, kas sul kulub selleks tund aega, 10 tundi, 40 tundi, et noh, sul enda vaatest on mida kiirem sa teed, seda parem, aga noh, sa ei pea vähemalt 40 tundi või midagi nädalas kuskil istuma ja ootama, et ma teen midagi või kaste tõstma vasakult paremale. Et tihti ütleme jah, need lihtsalt lahendused kipuvad sinna minema, et ma lähen sõidama seda Wolti, aga noh, siis tekib see probleem, et sa oled ajaliselt nagu seal tund rahaks mudelis kinni ja sa ei saa sealt välja hästi. Et ideaalis peaks üritama sinna, ütleme jah, sihtima sinna tulemuslikkuse põhise lahenduse peale, et noh, su, ma ei tea, tulemus ongi, et ma ei tea, kasvata äri 30%, noh, kui sa suudad seda 10 tunniga nädalas teha, no ma arvan, keegi väga ei kurda ja ei tule sulle aasta lõpus ütlema, et nagu kahjuks palka juurde ei saa, et pigem nagu see on nagu sihuke, ütleme, suures plaanis ja kui sihtida, ütleme, siukest väga kõrgeid sissetulekuid, et noh, kui siukest mingi keskklass, ütleme sihuke 2-3-4 tuhat eurot saada, noh, tõenäoliselt on võimalik sihuke tund rahaks mudelis paari töökohaga ka need asjad nagu lahendada. Aga siis jooksed võib-olla võt ongi energiast tühjaks ja võib-olla see fookus ka, noh, tegelikult see on lihtsasti kaua. Energiat sööb ja sul tekib natuke see probleem, et sul ei jää nagu seda aega enda arendamiseks ja kasvamiseks, et see natuke on seal see piirav, et sellepärast ma ka ütleme oma karjääri alguses nagu ei kippunud nagu võtma neid lisatöökohti, et neid ma olen nüüd pigem hiljem tekitanud, kus ma saan ka aru, et võib-olla minu jaoks sihuke, ütleme, keskmise tasemel raskusastmega töö on nagu juba nii lihtne, et noh, mul kulubki selle jaoks võib-olla veerand aega sellest, mis nagu õigel töötajal selles rollis kuluks ja ma saangi selle väga palju kiiremini ja väga palju efektiivsemalt tehtud ja suudan võib-olla väga palju parema tulemuse teha, sest mu lihtsalt ekspertiisid ja oskused ongi juba nii palju kõrgemad. Et igal juhul on jah, nii-öelda saama sust siis õigesti aru, et läbi mõelda enda jaoks, kui ma nüüd teen ka selle tööalase otsuse, kuidas see mängib minu pika plaaniga kokku ja kas see siis on mõistlik või see ei ole mõistlik ja mille arvelt see tegelikult mul aega näiteks ära võtab. No üldiselt jah, mingeid niisuguseid vahetusi erinevate asjade puhul me teeme nagunii ja ongi vaja nagu läbi mõelda, et mis see põhieesmärk on, mis me tahame saavutada, et noh, kõik on nagu praktiliselt nagu saavutada, et noh, kui teie eesmärk ongi näiteks väga palju raha teenida, noh, kui sa paned sinna väga palju enda ressurssi, aega ja energiat, see on saavutatav, aga see tähendabki tihtipeale seda, et noh, mingitest asjadest me sellel hetkel loobuma, no võib-olla ongi vähem aega sõprade jaoks, perekonna jaoks, enesearengu jaoks, et noh, tuleb enda jaoks nagu selgeks teha, millised nendest otsustest on okei, millised neist ei ole okei, et see taaskord inimeste puhul võib väga palju erineda. Et sellele tasub tähelepanu pöörata kindlasti, et noh, muidu tekibki tihti see probleem näiteks, et noh, panengi väga palju energiat karjääri peale ja siis lasen oma perekonna õhku ja ma teenin seda raha selleks, et mu perekonna õhku jää, kui ma selle perekonna õhku lasen, no nagu ei ole ka selle raha nagu väga point, et noh, need asjad on vaja nagu samm-sammavalt natuke pikemasse tulevikku nagu läbi vaja mõelda enda jaoks. Aga noh, investeerimise vaatest noh, ütleme jah, et sissetulek tõsta, noh, pank vaatab selle sissetuleku järgi, kuidas ta sulle laenu näiteks korterite peale annab, et ma arvan, seda saab ka nagu siukes suht tavatöös nagu teha väga lihtsasti, et noh, sa iga aasta peaks ka olema loogiline, ma olen aasta jooksul midagi õppinud, ma teen midagi paremini, ma olen arenenud ja selle võrra ma saan ka nagu rohkem sissetulekut, et noh, see peaks olema nagu siuke üldiselt minimaalne eesmärk, mida vähemalt saavutada. Ja siis, et noh, iga aasta läheb ka see investeerimine lihtsamaks, et kui sul iga aasta 5 või 10% palk tõuseb, noh, järelikult see on rohkem sissetulekut, noh, sa saad võib-olla natuke rohkem tarbida, natuke rohkem investeerida ja iga aasta see nagu tempo järjest kasvab, et samamoodi nagu liitintressi investeerimises töötab see ka palga juures, et kui sa iga aasta saad oma 5 või 10% palka juurde, siis noh, palk kasvab päris hästi lõpuks.
aga kuidas sa ise näiteks tunned, et kui sa nüüd käid tööl, sa ütlesid, et sul on 1,5 tundi kuus, siis sa kulutad investeerimise nii-öelda sellise ülevaatuse peale, endale inspektsiooni peale, et kui kiiresti sa jõudsid sinna, et sa sellest töötamisest suutsid jätta endale nii palju aega ja raha kõrvale, et sa saaksid ennast arendada, investeerimisinfot otsida, perega aega veeta, et kuidas sul seal see nii-öelda pilt kokku hakkas jooksma ja kaua selleks aega läks? No enesearendusega, sa saad enamasti töökohtas pakutakse välja, et äkki sa teed mingi koolituse ja äkki sa õpid midagi, seda meelest pakutakse peaaegu igas töökohas, et tasub kasutada, mõistlik, alati tasub ka näiteks vaadata, et kui minu karjääri eesmärk ongi võib-olla saada meeskonnajuhiks või ärijuhiks, mis oskusi või mis teadmisi mul juurde vaja on, juba neid otsast omandama hakata, et tõenäoliselt tihti seedab see, et ma nagu peale tööd võib-olla panustan natuke õppimisse veel lisaaega, aga tihti see tasub ka üsna kiiresti ära, sest on väga palju töötajaid, kes ei viitsi näiteks seda panustada ja see aitab väga palju kiirendada seda, ütleme, karjääriteekonda ja tihti ka näiteks oma valdkonnas, kus ma IT-s töötan, ma näengi, et paljud inimesed ongi see, et ma tahan teha ainult oma tehnilist asja, aga see väga piiritleb seda, mis su sissetuleku võimalused on, sest sulle ei meeldi inimestega suhelda, sa ei taha meeskonda juhtida. Meeskonnajuht võib-olla, kui ta suudab seda tehnilist asja teha ja suudab meeskonda juhtida, suudab oluliselt rohkem teenida. Võib-olla meeskonnajuhile ei meeldi numbrid, ei taha äripoolega tegeleda. Jälle sa oled piiritletud, aga kui sa näiteks suudad ka numbritest aru saada ja äripoolest aru saada, sul on jälle eelis võrreldes teistega, kellega sa konkureerid. Et siukse pidev enda eelise loomine ja sellise, ütleme, väärtuse loomine, kas ettevõttele või tööandjale ja nii edasi, see aitab nagu päris palju kiirendada see, kui kiiresti ka su sissetulek tõuseb, sest mida rohkem väärtust sa lood või suudad nagu teenida ettevõttele, seda loogilisem on ka see, et sinu enda sissetulek sellest väga palju kiireneks. Kui räägime nendest sissemaksudest, ütlesid ka, et näed, et pank vaatab siis su sissetulekuid, näiteks palk esialgu kõige lihtsamas võtmes, et räägitakse, et ju palgaraha on kõige kallim raha tegelikult. Ehk et siis see peaks tulema kuskilt tööandja poolt või et kui ise seda endale maksta oma ettevõtte kaudu, siis see võib-olla lihtsalt tundub päris palju raha ära maksta justkui ja siis mõttegi, et mis pidi, et ma investeerin läbi ettevõtte või läbi eraisiku, et kuidas sa selles kontekstis mõtled? Jah, kui juba on oma ettevõtlus, ma ütleks, on juba päris kõva samm, ütleme siukesest tavaolukorrast juba edasi jõutud anyway, et siis on juba olukord nagu tihtipeale natuke parem, kui ütleme siukse ettevõtlusega tegeletakse. Et tavaolukord ka mulle hetkel, enamast aktiivsest sissetulekust tuleb taas palgatööst, ma olen nõus, et me maksame sealt palju makse ja keegi peab kahjuks ka meie riiki üleval pidama, et inimesed saaks haiglas käia, inimesed saaks pensionit. Et kui kõik maksumaksmise ära lõpetavad, siis võib-olla meil on ka natuke teised probleemid, aga palgaraha ma olen nõus, on suht kallis. Et kui on juba oma ettevõte, siis tekivad teised võimalused, ongi, et sul on võib-olla ettevõtlustulu, mida sa saad kohe otse investeerida, sa ei pea seda palgana välja maksma, sa võid ka seda kinnisvara osta sellele ettevõttele ja nii edasi, et siis tekivad natuke teised valikud jälle sinna kõrvale. Aga tavainimese olukord tihtipeale on ikkagi see, et sul on mingi palgatöö või sissetulek ja siis sa nagu üritad kuidagi midagi teha. Et taast juba kui ettevõtlusse jõutakse, siis on juba päris hästi. No aga võtame praegu selle siia veel lõpupoole, et meil vist veel natuke aega, siis võtame küsimust ka. Et just see tavainimesed, tõesti tal on palk, ta võib-olla ei tahagi kohe ettevõtet teha või see ettevõte tuleb kunagi hiljem. Et kui palju siis sellest palgast võiks investeerimisse panna, kuidas seda jagada siis sellise lõbu ja nii-öelda reaalse elu kulutuste peale ja vaat ongi, et kui palju sa saad siis sinna ära paned ja kui palju sa hakkad kasvatama oma seda portfelli ja mismoodi? Selleks üks natuke oluline teada, mis see palganumber on, et see protsentide jagamine tihtipeale ei anna väga palju, et kui see palganumber ise on 500 eurot, siis tõenäoliselt ei ole väga palju kuhugi jagada, kui see palganumber on 500 eurot, siis need proportsioonid võib-olla on jälle teistsugused võrreldes mingi 1000 euroga, et võib-olla ma ütlen, see suur eesmärk oleks natuke vaja paika panna, et just see ükene Eesti Panga mingi statistika ütleb, et selleks, et pensionis normaalselt elada, peaks ütleme vähemalt 20-30% oma palgast investeerima. Et see sõltub jälle, mis elatustaset me näiteks tahame saada oma pensioni, kui ruttu me tahame sinna pensionile minna ja võib-olla tööst loobuda ja nii edasi. Et see natuke sõltub, ütleme, nendest alusnumbritest pigem. Et ma ütleme, pigem panustakski selle alla, et see palganumber viia võimalikult suureks, sest
sa võid vabalt see 20% sealt 5000 eurost panna ja sa juba investeerid 1000 eurot versus 500 eurost, no kahjuks ei ole võimalik kuidagi 1000 eurot nagu investeerida, isegi kui sa nagu väga tahaks. Just. Et sealt siis validki selle nii-öelda enda, ütleme, vaatad seda protsenti, mille peale sa siis tegelikult saaksid ära kulutada ja sealt siis nii-öelda teed oma neid otsused, et kuhu sa siis kulutad. Aga kas selle sama investeeringu alla võib ka näiteks see jääda, et ma nüüd tahan näiteks korteri osta, et mul on vaja sissemaksu koguda või on vaja siis koguda näiteks, vaata ongi see, et ma vaatan, mis see palganumber on, et ma saaksin selle mingi korteri ära osta, et selle üürituluks hiljem pöörata. No pensioniplaaniks võib-olla siuke elukoha ostmine ei ole väga hea, sest see põhinebki selle loogika, et kui ma nüüd pensionil lähen, siis ma peaks selle korteri maha müüma ja siis ma peaks kolima kuhugi kas kuuse alla või vanadekodusse või kuhugi, et selles mõttes ma nagu elukoha taha nagu jääks, et enamus ikkagi pigem tahaks, et mul on nagu see elukoht ja ma ka nagu pensioni ajal elaks seal, ehk siis sa ei saa hakata seda kuidagi väga hästi realiseerima, et selle väärtusest elada. Just, ma pigem mõtlesin seda, et sa juba elad kuskil ja siis sa investeerid nii-öelda, et tahadki endale üürikorterit juurde osta, et sul tegelikult üks kodulaen on juba justkui kasutatud ja sa ei saa justkui kodulaenu juurde võtta, et kuidas sa siis, et kas sa siis investeerid kõigepealt kuskile mujale või kus sa leiad seda lisaraha, et näiteks see korter osta? No lisaraha ikkagi tuleb seda aktiivsest sissetulekust üldiselt, pluss korterite puhul on mõistlik võib-olla vahepeal kasutada pangalaenu, vahest mitte. Kui pensionile minna, siis ikkagi konservatiivne oleks läheneda sellega, et sul ei ole mingit laenuriski seal peal, sest muidu sul ikkagi võib tekkida see olukord, et sa oled pensionil, sa ei suuda enam nagu aktiivset tööd teha, aga sul võib-olla on mingi risk, et pank võtab sul varad käest ära ja siis sul on väga suur probleem, et sul ei ole enam varasi ja siis sa oled nagu väga halvas olukorras, et tõenäoliselt pensioni ajaks ikkagi peaks jõudma sinna, et sul on nagu mingi hunnik riskivabasi varasi, millest sa saadki siis nagu oma pensionipõlves nagu elada, et kas need on nagu välja ostetud üürikorterid, need on mingid erinevad aktsiad, pensionisambad, lihtsalt raha konto peal, võlakirjad, see on nagu inimeste valiku küsimus, aga mingid varasi nagu selleks hetkeks nagu peaks olema nagu olemas, et nagu oleks võimalik mõistlikult pensioni jääda, eriti nagu minu põlvkond, ma arvan, mu vanemad võib-olla veel saavad seda riigipensionit, kuna veel on mõned maksumaksjad järel, kes seda nagu toodavad, aga 20-30 aasta pärast arvestades see teise pensionisamba süsteem ka nagu siin natuke ära lammutati, see olukord, ma arvan, paljude inimeste jaoks saab olema väga kurb ja reaalsus on see, et nad teevad põhimõtteliselt surmani tööd. Ehk et pikk plaan paika ja selle poole tänasest kohe tegutsema, võtame siia ikka küsimused, kuidas siis suhtud kolmandasse sambasse, kas soovitad sellega seotud tulumaksusoodustuse täielikult siis ära kasutada, enne kui siis ise aktsiaid osta? Jah, mõistlik. Sest sealt sa tead tulumaksu tagastuse saad, ise ma ostan 2 aktsiat täna esimesel, mõtleme see kolmanda ja teise saame välja, esimene ost on nagu nii indeksfondide ost, et kui ma saan osta seda indeksfondi sinna kolmastasse sambasse ja riik annab mulle 20% veel raha sinna otsa, siis see on palju parem variant. Kahjuks seal on nagu maksimaalne piirang peal, mida sinna on võimalik panna, et muidu ma tõenäoliselt võib-olla paneks sinna veel rohkem raha, et sellepärast mul ongi natuke kahju, et seal pensionireformis nagu läks see osa nagu kaduma, et võib-olla nagu luuagi pigem seda varianti, et sinna saaks rohkem raha panna, mitte nagu sealt raha välja võtta ja sinna vähem panna. Et ma arvan, sellised maksusoodustused, mis meil on teises sammas, et riik paneb sulle 2 korda nii palju raha sinna otsa või kolmandas sammas, et saad 20% juurde, need on mõistlikud nagu enne ära kasutada, kui hakata nagu muude investeeringute peale tõenäoliselt mõtlema ja nagu ma ütlesin, need indeksfondid on üsna lihtsad ja siuksed nagu madal risk vist finantsnõustamises ei ole õige termin nende kohta, aga võrreldes ütleme sükest üksikaktsiate valikutega või mõne muu instrumendiga tihti nad on ikkagi minu silmis natuke sükse mõistlikuma riskitasemega asjad. Viimane küsimus, et kui lõpetama siin hakkamegi, et teine sammas ju oli see suur lõpetamine, et võimalik teist sammast nüüd lõpetada, raha välja võtta, kuidas sa sellesse suhtud? Kui suudeti midagi mõistlikku teha, mida Exceli järgi on nagu keeruline teha, et see asi nagu välja jookseks, siis nagu on hästi, et ma saan aru, et seal promoti, et okei, sa saad oma kiirlaenud ära maksta, sa saad võib-olla kodu sissemaksu teha, muid asju teha, aga seal tihti mulle jäigi nagu arusaamatuks see, et okei, ma saan need praegused laenud ära maksta, mis mul on, aga kui ma käitumist ei muuda, siis mul on varsti olukord, et mul ei ole teist sammast ja mul on uued laenud, et
probleem ei ole endiselt lahenenud, aga pigem nagu long term nagu pigem suurenenud. Et noh, seal matemaatiliselt minu jaoks oli nagu keeruline mingit mõistlikku asja leida, kuna seal ongi see valem, et ma panen sinna 10 eurot ja riik paneb sinna 20 euro otsa, et nagu raske kuskilt nii hea tootlusega mingit asja saada. Et siis see tundus nagu keeruline ja siis põhimõtteliselt saad nagu ka selle asja otsas, et sa ei saa 10 aastat sinna kuidagi nagu tagasi minna, et pigem nagu väljumine tundus ebamõistlik tegevus. Seal on mingid väga niši stsenaariumid tõesti, et kui sa ei ole palka saanud ja sul on mingi väga madal palk ja mingid väga nüansid stsenaariumid, aga siuke tavainimene, normaalne palk, maksad sinna, no. Mis on tavainimese normaalne palk? No Eesti keskmine vist on 1500 kuskilt seal, kuigi Delfi järgi tundub, et seda ei teeni mitte keegi, kõik saavad 700 eurot, aga sõltub kelle käest küsida vist tavamarku. Et see on ka siuke nagu küsimus, aga ma ütlen, kui sa saad tavapalka, siis sinna on mõistlik kogu, sest riik maksab sulle lihtsalt nii palju peale, et sa seal oled, seal taaskord need tootlused asjad, oli argument, et tootlus on madal, aga palun siis minge valige nagu kõrgema nagu tootlusega fondid, indeksfondid, asjad, ärge istuge seal, ma ei tea, võlakirjafondis või kuskil, et seal on need argumentid tuleb natuke mõista, natuke neisse süveneda, et sellest aru saada, aga päeva lõpus see on siuke automatiseeritud kogumine, mis on nagu mõistlik, et ma oma neid süsteemi üritan ka automatiseerida, et see aitabki tagada seda, et sa ei pea iga kuu mõtlema ja mingit otsust tegema ja sul pigem on nagu see takistus, et seda nagu positiivset tegevust ära lõpetada, sest kui ma tahan näiteks otsustada, et ma teise sambasse ei kogu, ma pean minema mingit paberit, mis on tüütu, kui ma saan selle raha sealt lõpuks kätte, aga ma pean mingit mõttetut lisategevust tegema, et kui see asi on automatiseeritud, see tiksub seal, ma olen selle ära unustanud, see raha koguneb sinna ja mingi ma nagu näen, et mul on seal nagu raha, mis on nagu positiivne versus see, et ma nagu kangutad selle sealt kuidagi välja ja tarbin ära täna. Just, siin on ka just sellesse samasse konteksti küsimus, et kas madala sissetulekuga, see tähendab miinimumpalgaga, annab ka investeerida ja kusagile siis jõuda? Kusagile jõudmine, ma ei tahaks alasti öelda, läheb keeruliseks, ma ütlen, et seal tuleks ikkagi hakata panustama sinna, et see sissetulek ikkagi tõuseks, sest kui need liitintressi kalkulaatorisse need numbrid panna, siis miks ma endale ka selle suurema eesmärgi panin, ongi see, et sa näed väga hästi, et see esimesed 100 000 või 200 000 eurot, kui sa nagu hästi väikeste summatega alutad, võtab väga kaua aega kahjuks. Et sellepärast ma tahtsingi, et ma saaks need esimesed astmed võimalikult kiiresti ära ületada, et ma hakkaks jõuda normaalsete summadeni, mis on nagu mõjuks nagu ka siukse motiveerivad. Et selles mõttes ma soovitaks kindlasti, et see hetkel saab miinimumpalka ei tähenda seda, et sa peaks ette saama aasta pärast, 2 aasta pärast, et ma ei kujuta, miks mu palk on ikkagi niisugune, ütleme, ideaalne eesmärk võiks olla niisugune miinimum 10% palgatõusu aastas ja kui sa seda juba paned näiteks 10 aasta peale, siis sa saad juba 10 aasta pärast võib-olla juba 2-3 korda rohkem palka, eriti kui sa viitsid nagu hakkada aru saama, et okei, ma panustasin, ma teenin rohkem, motivatsioon tõuseb, võib-olla pingutan veel rohkem, et see tempo pigem, kus tekib see eduelamus, pigem kipub kasvama, et ma selleks hetke olukorda võib-olla ei jääks nii väga kinni, et üritadagi, ütleme, et ongi lõplik otsus, et ma elu lõpuni teen miinimumpalka ja nüüd sellega üritan nagu investeerima hakata, siis ma kahjuks pean ütlema, et see saab ikkagi olema üsna vaevaline. Jah, et väike, pigem selline väike kasv, aga tasub ikkagi seda teha, aga jah, tasub jagada niimoodi oma tegevusi, et saaks ennast arendada, aga küsimus, et kui palju peab olema raha või kui suur peab olema aktiivne, passiivne sissetulek, et siis olla õnnelik, Mihkel, ütle siis, kas mingi summa on sind juba õnnelikuks teinud? Uuringute järgi vist oli see, et see õnnetunne nagu lakkab nagu sellest rahaseosest olemast, ütleme siuke, kui on sissetulek 4-5 000 eurot kuus, et siis järgmised rahasummad nagu väga palju ei muuda seda elukvaliteeti, väga palju ei muuda seda õnnetunnet, et ma olen enamus inimesi suudab enda jaoks läbi mõelda, et selle 4-5 000 euro eest sa saad nagu enam-vähem kõike teha, ma saan puhkamas käia, ma saan sõpradega väljas käia, ma saan pidutseda, et see, kui sa teenid seal natuke rohkem, võib-olla ma saan natuke ilusam auto osta, aga ma saan anyway uue auto osta, see õnnetunne ei muutu seal hüppeliselt, et pigem seal teatud summadest võib-olla pigem sul hakkab nagu tekkima see vastupine stress, et sul tekib natuke stress, et okei, mul on palju raha, keegi tahab tulla selle ära võtta, ma võib-olla kaotan selle raha, sul hakkab mingi muu mured tekkima juba sellest. Aga üldiselt mulle nagu väga ei meeldi seda, et nagu üritad seda raha ja seda õnnetunnet kuidagi siduda väga palju, raha lihtsalt võimendab seda, mida sa saad teha, et kui sa oled nagu õnnelik ja suudad oma asju mõistlikult teha, et
sulle meeldib su töö, noh, sa saad sellest okeid palka, siis noh, sa saad rohkem palka, siis on ju lihtsam. Et noh, ma ütlen, pigem nagu panustada, et lahendada neid alusprobleeme, mitte üritada nagu seda rahaga neid probleeme lahendada, et ma üritan nüüd hästi palju palka saada, et ma saaks oma töökohast lahti saada, et noh, palju kiirem variant on, et ma üritan oma töökoha kujundada nii, et mulle nagu meeldiks seal olla. Üritan oma suhted kujundada nii, et mulle meeldiks olla, mitte ma üritan väga palju raha saada, et ma saaks töökohast lahti või et ma saaks oma suhetes midagi teistmoodi teha. Et pigem see raha on nagu lihtsalt nagu vahend, mis teeb elu lihtsamaks, aga noh, by default raha ise nagu mingit õnne või midagi ei hakka kellelegi looma, et noh, nende alusteemadega on vaja samamoodi tegeleda. Mihkel, kokkuvõttena nüüd siis, et kas ma saan õigesti aru, et alusteemad, mida sa just tegelikult nii kenasti siia lõppu tõid, on need elu alustalad, et kas see raha teenimise viis meeldib mulle, kas see, kui palju ma aega panustan raha teenimisse, teeb mind õnnelikuks selles kontekstis, kas ma saan oma laste ja perega koos olla, et ega ma oma pere õhku nii-öelda ei lase selle otsusega ja kui ma täna ei ole päris rahul oma palganumbriga, tahaks investeerida, peaks juurde hakkama võtma selliseid uute oskuste omandamise võimalusi, leidma endas selleks tahet ja ressurssi ja sealt tekivad ka nii-öelda suuremad rahanumbrid ja sealt tekivad ka suuremad võimalused juba investeerida. Põhimõtteliselt küll, jah. Kas sa siia midagi lõppu veel soovid vaatajatele öelda või tõmbame joone alla ja ootame, millal siis sinu suured eesmärgid saavad täidetud ja jälgime huviga sinu teekonda? Jaa, et ma võin nagu sinna lõppu öelda, et noh, ei maksa nagu karta inimestega suhelda, et võib julgelt minuga ühendust võtta Facebookis, LinkedInis võib, ma arvan, paljud teised investorid ka sellega nõus, et võib neile julgelt kirjutada, nendega suhelda. Noh, paljudel on oma blogid, raamatud, asjad, kuidas saab inimestega suhelda, nendega saab nagu küsimusi esitada ja noh, samamoodi ka nagu oma probleemides nagu tihti meil ongi mingi hirm, et okei, mis saab, kui läheb valesti, aga no ma arvan, tasub ka natuke mõelda, et kui ma mitte midagi ei tee ja ma samamoodi nagu edasi eksisteerin ja mitte midagi paremaks ei lähe, et nagu kas see on nagu parem variant, kui et ma proovin midagi teha ja noh, võib-olla läheb natuke valesti alguses, aga võib-olla lõpuks läheb nagu palju paremini, et natuke julgemalt teatud riske ja muutusi oma elusse võtta ja mitte nagu olukordadesse liiga palju kinni jääda. Jaa, väga kaunid lõpusõnad. Aitäh, kallis vaataja, loodan, et oli selline mõnus tunnike kuulamist, tulid mõned uued mõtted, taipamised, mida ise endale kaasa võtta, mida lastele õpetada, kuidas oma siis ka sellist rahalist aspekti kasvatada, aga mitte nii, et raha on omaette eesmärk, vaid et raha siis oleks vahend oma unistuste täitmiseks. Aitäh sulle, Mihkel, et sa võtsid selle aja. Tänan.